Tere taas, head TV7 vaatajad. Kirkuse kiituseks sari on nüüd läbi käinud Vana Testamendi. Me oleme jõudnud Uude Testamenti ja nagu eelmisel korral, kui te vaatasite, siis te saite aimu, et me alustasime ühe väga erilise naise loo jagamist, nimelt Maarja, Jeesuse ema lugu, mis ei jõudnud väga kaugele, sest Maarjast on ju rääkida nii mõndagi. Nii et me täna jätkame. Ja meil on ikka endiselt ka seesama eriline külaline ja mul on siinkohal taas hea meel ütelda tere Liivika Simmul. Tere! Ja Külvi, tere tulemast ka sinule. Tere jälle! Ja, et meie vestlus on nüüd juba küll ühe ringi ära teinud eelmise saate näol ja me jõudsime sinnamaani, kuidas Maarja ennast ette valmistas võib-olla Jeesuse sünniks, milline oli tema südamehoiak ja kogu seda lugu. Aga nüüd me peaksime jõudma ikka päriselt nende asjadeni, mida kogu maailma, ütleme siis inglid ja kogu taevas oli oodanud ju maailma loomisest peale, et millal sünnib Messias, millal on see ajalooline hetk. Me ei kujuta ette, mis võis olla seal taevas, mismoodi hoiti hinge kinni ja jälgiti seda. Aga me loeme Piiblist, et siin maa peal nägi see tegelikult välja üsna lihtne ja maine ja sugugi mitte nii kuninglik ja eriline, et see Jeesuse tulek võis olla vist päris märkamatu ja inimsilmale nagu võib-olla isegi eristamatu teistest lastest. Mida me teame Jeesuse sünnist? Ja, et tõepoolest kuningas sündis ju kõige tagasihoidlikumates tingimustes üldse. Et esialgu ju ei leitudki kohta. Keegi, keda oodati, talle polnudki ju aset. Ja seda ka Kristus ise ütleb, eks ole, et rebastel on urud ja lindudel pesad, aga nii see ka mingis mõttes kuidagi on jäänud. Ja vot see sünd toob ka selle esile, et me ei räägi mitte ainult Jumala ema Maarja alandlikkusest, vaid ka Jumala alandlikkusest, kes siis inimesena sünnib nii-öelda koopasse või lauta, kus on üldse koduloomad, kariloomad. Ja küll aga, eks ole, reageerib nii-öelda kogu universum, et tähed, targad, inglid ilmuvad jälle, eks ole, karjastele, mitte õpetlastele. Õpetlastele, kes tulevad idamaa poolt, eks ju, ja toovadki nagu selliseid ande, kulda, viirukit ja mürri, mis ikkagi annavad tunnistust sündinud lapse kuninglikkusest, preesterlikkusest, viiruk ja mürr kui ka juba nii-öelda selle kannatus ja tegelikult sellise nagu ka surma ettekuulutus. Ja Maarja, kes juba on kogenud enneolematuid sündmusi, see jätkub. On kõige selle mingis mõttes paradoksaalsuse ju tunnistajaks, et justkui mitte kohta või asetki omades äärmuslikus sellises alandlikkuses, kuhu sünnib kõige looja, kõikide päästja. Vot niisugune suur siis nii-öelda selline hiilgus viletsuses. Just. Ja see lugu ei ole ka selline väga rahulik ju, sellepärast, et see noor ema, noor tüdruk tegelikult pidi ju kohe peatselt peale selle väikese lapse sündi saama inglilt selle info, et selle maa kuningas ja valitseja, kõige võimsam ja vägevam mees sõna otseses mõttes ajab taga ja tahab tappa tema beebit. Et sa pead nagu olema valmis selleks, et nüüd on mul vaja kuidagi moodi päriselt veel seda last ka kaitsta, põgeneda, ehk siis ka see stress ja pinge, mis nagu tuleb ka sellega, et nad tõepoolest keset ööd ju
pidid tõusma ja põgenesid ära Egiptusesse. Et mida üks noor ema peab läbi elama nii lühikese aja jooksul, alates sellest, kui ilmub talle ingel ja kuulutab suurt rõõmu, siis kogu see rasedusaegne pinge ja siis nüüd lõpuks uuesti sinna paika, et ikka sa põgened, eks ole, ikka sa pead seda last hoidma. Et see naine sai tõsise elukooli juba selle 1 aasta jooksul kätte. Võib-olla korra läheks tagasi sellesse ka, et kust need targad tulid, eks ole ju. Et kust see Herodeski siis pihta sai, tema oli ju tegelikult pagana kuningas ja selles mõttes ei olnud ju profeteeringutega niivõrd kursis ja Iisrael isegi ei olnud nii väga enam oma nende mõnes mõttes olid nemadki kuidagi suiku jäänud või vähemalt nad ei osanud seda tähte tähele panna, eks ole ju, mida need idamaa targad tulid. Et nüüd väikene spekulatsioon, aga ikkagi väga paljud siis arvavad, et tegelikult Danieli koolkond, mäletate, ta oli ju Babülonis, oli siis tarkade üle ja õukonna juht seal ja et tema oli ikkagi õpetanud neid profeteeringuid ka, mis heebrealisi puudutasid. Nii et seal õukonnas paistis olevat siis mõned ustavad mehed nii-öelda, kes seda pärandit hoidsid ja kes oskasid ka taevast vaadata, mis on nagu minu jaoks vähemalt tundub väga sümboolne sellest, et ka meil kristlastena, kui need tähtsad sündmused sünnivad, siis see ei tule läbi meedia, ei tule televiisorisse ega ajalehtede või ruuporite kaudu, vaid on keegi, kes neid asju on südames hoidnud, kes on tähele pannud, kes on talletanud ja kes jälgivad, mis need tähed ja märgid on. Et ma arvan, et see saab olema ka tulevikus niimoodi, et need saladused ilmutatakse nendele, kes on tasased südamelt ja samas hoolikad jälgima. Nagu sa ütlesid, kogu loodu sai tegelikult üles äratatud, kõik, mida Jumal oli loonud, see tundis selle suure liikumise vaimus ka ära. Aga mitte iga inimene ei tundnud seda ära, nii et siis sai Herodes selle lõhna ninna ja hakkas tõepoolest taga ajama. Ja see oli suur tapmine, mis toimus sellel ajal. Nendel noorpoistel. Betlemma laste tapmine on siis see, millele sa viitad. Ja. See on väga traagiline lugu ja neid võib tegelikult lugeda esimesteks märtriteks. Et neid ju hukati seetõttu, et loodeti, et hukkub, eks ole, Herodese konkurent. Et loodeti, et hukkub Kristus, Maaria poeg. Ja nii nagu kristlikus ajaloos märtrid on pidanud, eks ole, andma tunnistust oma eluga. Nii olid need väikesed lapsed seal nagu esimesed tema tõttu hukkujad. Jah, et Maaria pidi kandma ka seda valu, eks ole, et minu beebi pärast on pidanud kannatama siiski ka paljud teised beebid. Need on lihtsalt sellised inimlikud asjad, mida üks ema tõenäoliselt laseb endast läbi sellepärast, et kõik, mis puudutab väikesi lapsi, käib ühe naise ja ühe ema südamest väga sügavalt läbi. Et Maaria üleelamised selles hetkes tõenäoliselt võisid olla väga ekstreemsed ja kuidas selle kohta öeldakse, ülevoolavad või väga-väga intensiivsed. Aga kui on Jumala tõotus ja Jumala plaan, siis see on see, mis hoiab, eks ole, üleval sind, et sa tead, et Jumal viib selle edasi. Ja kui nad olid oma Egiptuse aja ära olnud ja Herodes oli surnud, siis oli taas ingel see, kes andis neile nõu, et nüüd te saate minna tagasi. Nii et nad läksid tagasi Natsareti külla, elasid selles pisikeses kogukonnas ja Jumala poeg valis endale elukohaks sellise, mis inimeste silmis oli võib-olla täiesti siuke, et mina küll sinna ei koliks. Tahaks ikka mingit paremat kohta, eks ju, koliks kesklinna, koliks Viimsisse, mitte kuskile, eks ju, sinna. Ei taha nüüd ühtegi külakest tuua välja, aga niimoodi on, et siit nagu tuleb esile kogu aeg see joon, kuidas Jumal asju valib. Ja, aga nende kohtadega seoses on hästi tähelepanuväärne ka see, et kui mõnikord on kristluse vastu öeldud, et inimesed mõtlesid selle legendi välja ja et tegelikult nagu Jeesus lihtsalt esitles ennast Jumala pojana ja ta pettis terve selle grupi neid jüngreid ära. Nüüd hästi oluline on siin mõtlema hakata selle peale, et mida meie kutsume Vana Testament,
Profeteeringuid Jeesuse sünni kohta oli Vanas Testamendis kui palju. Neid on terve hulk, aga kui sa hakkad mõtlema, siis kuidas on võimalik, et üks inimene sünnib Betlemas, tuleb Egiptusest ja lõpuks on Natsaretis puusepapoeg ja lüüakse risti, mida tema ise ei saa kuidagi juhtida. Et lihtsalt nendele, kes nagu on selliste vastuväidetega nagu kokku puutunud, ma mõtlen vahel, et me peame peatuma ja hakkama mõtlema, kuidas saaks ükski inimene oma käega seda teha, kui see ei ole Jumal, kes pani seda 1000 aastaid ennem juba kirja, et selline asi üleüldse sündimas on. Ja, et Maarja elu tundub, et oligi siis profeteeringute täitumine, et olla selle keskel, et minu elus need kõik päriselt saavadki reaalsuseks, mida kõik nende esiisad profetid on kirja pannud. See võis olla väga eriline kogeda ja elada selle keskel. Ja nagu eelmises saates sa korduvalt ütlesid, samas omada täielikku alandlikku meelt ja hoides siis nagu oma pilgud, eks ju, Jumalal. Et see on üks asi, mida nagu õppida selle naise elust. Ja mõnikord need profeteeringud ongi selgemad tagantjärgi vaadates. Ega temagi ju ei valinud, et aga nüüd ma lähen Egiptusesse ja nüüd ma tulen sealt tagasi. Just. Vaid see osutus olevat kirjas niimoodi. See juhtus sel hetkel. Jah, see juhtus. Et need asjad olidki Jumala nagu ettenägemist mööda kõik seatud. Ja kindlasti, aga siiski ikkagi nagu ka meie elus sellises nii-öelda sünergias, et see oli niisugune Jumala tahe ja lootus, aga igas elu etapis kõikide nende sündmuste juures ikkagi vaba inimese vaba tahte otsus. Ja. Et see on väga kosutav mõelda, et keegi meist ei tunne, et me oleks kuidagi marionetid, vaid me loodame, et meie elus teostub Jumala tahe. Et samamoodi oli ka ju Maarjaga, kes valis ikkagi kõikide nende sündmuste jätkumises alati Jumala teenimise. Aga kusagilt maalt pidi, ma arvan, Maarja hakkama ka kokku panema neid niite, et mis saab sellest Messiast. Kuidas see võis huvitav olla? Kuidas ta hakkas tajuma seda, mis on Jeesuse eesmärk, missioon ja kuidas see päriselt siis lõpuks lõppeb? Mina ei tea, ma lihtsalt praegu viskan oma sellise mõtte üles, et kusagilt see pidi tema südames olema ja see on ikkagi väga raske ühele emale ju. Olgem ausad ikkagi, ta ju sündis tema südame alt, eks ole. Ma arvan, et ta nägi ise ennast Jeesuses, sest et ta oli tema lihane ema. Kõik need näojooned või mingi olemuse, mida Jeesus sai siin, ta võis ju saada oma emalt ju. Sest tal ei olnud ju bioloogilist isa, kelle DNA võiks teda olla kujundanud. Me ei tea, kui palju seal oli seda taevast. Mingit sära kindlasti oli seest vähemalt, aga füüsiliselt ta võis olla oma ema sarnane. Ja sa näed oma poega, kes on nii sinu sarnane ilmselt, ma kujutan ette ikkagi. Ja samal ajal ta on täiesti Jumal ja sa tead, et sa pead teda nägema nagu kahelt erinevalt tasandilt või. Et kuidas seda eristada ka, ma mõtlen, meie elus on täpselt sama asi. Ja nüüd ma hüppan võib-olla kaugele, aga ka emadena või need, et kellel meil on ka väga lähedased ja me peame olema valmis Jumala tahtele alistama ja laskma lahti. Me peame tegema nagu selge vahe, mis on see liha osa ja mis on see vaimu osa. Ma arvan, et täpselt nii see ongi. Et ma arvan, et seal olid just nimelt mõlemad pooled. Et Maarja ühest küljest ta ikkagi ju täitus vaimuga, et kui ta kandis ja kasvatas Jumala poega ja tõepoolest kõik see nii-öelda see inimlik või liha pool, see tuligi Maarja kaudu. Et ühest küljest ta oli ju ema nagu emad ikka ja tundis valu ja muret, kui Kristus isegi enne kannatusi palus Getsemani aias, et kui võimalik võtta see, et see karikas minust mööda läheks, ka tema inimesena tundis hirmu ja valu ja ka ägestus.
aga teisest küljest oli Maarja just nimelt sellise vaimuga täidetud, et ta ikkagi mõistis kõike seda, mis toimub ja teda üheks tema selliseks ettekuulutuseks tema kohta on isegi loetud see põlev põõsas, kus, eks ole, Jumal kõneles Moosesega, et Maarja on ka nagu põlev põõsas, et ta kandis endast tuld, et ta kandis Jumala poega, aga ei põlenud ära. Et ta kandis endas inimkonna päästjat, aga ta oli selleks võimeline ka luust ja lihast naisena. Et see niisugune võib-olla tänu oma just sellele alandlikkusele, puhtusele, kuulekusele, ta saavutas ka inimesena sellise täiuse, pühaduse täiuse, mis on kõigile julgustuseks ja võib-olla ka eriti just nimelt, kui me neilgi päevil loeme, kui paljudel noortel emadel on sünnitusjärgne depressioon või ka üldse suured kahtlused enne lapse ootele jäämist või last kandes. Ma arvan, et tema üle mõtisklemine võib olla väga suureks toeks. Ja samas ma mõtlen, kas see tema lihalik pool ei tulnud nagu just siis välja, kui oli Jeesus 12-aastane ja nad kaotasid ta ära seal Jeruusalemmas. Ja kus ühtäkki sul on see paanika ja sa ei suuda enam mõtelda, et oota, kus ta siis võiks olla. Ja tulebki nagu see asi võttis nagu võimust. Ja poeg ütleb hoopiski, et aga kas te ei tea, et minu kodu on nüüd siin? Miks te otsite siis mind? Miks te siis mind üldse otsisite? Ja see mõte minu arust ei olnud nagu kuidagi halvustav, et võib-olla see eestikeelne tekst võiks tulla niimoodi välja, et nagu ta oleks kuidagi käitunud võib-olla nagu halvasti oma vanematega, vaid tegelikult ma arvan, selles oli see mõte, et ega te ei pidanud ju 3 päeva ju mööda linna ringi otsima, te oleksite võinud kohe ju mõista, et kus ma üldse võin olla. Siin, kus on minu isa, eks ju, et ärge otsige sealt, kus mind ei ole. Et see oli nagu väga, väga sügav meeldetuletus vanematele. Ja loomulikult meile meenub see teine koht nüüd ka või on see samas kohas, kus ta ütleb, eks ole, et mis on sellel naisel minuga pistmist või mida ta ootab minult, eks ju, et tegelikult need on, kus kohas see koht on, mul on kuskil kirjas ka, et need, kes teevad minu isa tahet, on need, kes on minu õde ja minu vend ja eks ole ju. Ja nüüd tõepoolest, et me vahel loeme nagu see oleks halvustav, aga tegelikult Jeesus ise ütleb seda, et need, kes usu läbi teda vastu, need, kes usuvad, kes elavad usust, kaasa arvatud Maarja, kaasa arvatud jüngrid, kõik igaüks, kes võttis selle Abrahami ususeemne. Kogu aeg meil tegelikult tekib täpselt sama paralleel sellega, kuidas juudi fariserid ütlesid, aga meie isa on Abraham. Me oleme tema pojad, nii et Jeesus, sina hoia meist eemale, meil on juba tugev seljatagune. Aga Jeesus ütleb täpselt samamoodi, et need, kes on Abrahami lapsed, siis te tunneksite minu ära ja teeksite minu isa tahtmist, kui te oleksite. Jällegi tuleb see vaimne seeme ja lihalik, mis omavahel alati tahavad nagu päid puksida, tuleb esile. Et lihast on vähe kasu, aga ususeemnest on nagu tuleb pühadus või kasv. Ja täpselt, seal, eks ole, Kristus ju juba nagu näitab või avaldab seda enda nii-öelda missiooni või olemust, kõiki selle dimensioone, et see mingis mõttes isegi võib olla ka ju Maarjale kinnituseks. Et hakkab sealt ilmnema tema poja siis nii-öelda see tegelik lugu. Just, ja ega me tegelikult nüüd piiblist rohkem ei kuule Jeesusest enne, kui ta on nüüd juba täiskasvanud ja toimub tema ristimine ja algabki see tema teenistustöö. Et viimased laused ongi Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. Ja siis edasi on juba see aeg, kui tuleb ristija Johannes ja tuleb Jeesus tema juurde ja laseb Johannesele ennast ristida ja hakkab peatselt teenima. Enne seda on see kõrbekiusatus, kus ta valmistab ennast ja sealt edasi
täitub püha vaimuga nii võimsalt, et siis kogu see lugu rullub nüüd nagu seal. Ja Maarja osas ega me tegelikult ei tea, võib-olla kas seda siis nagu oskate nagu ütelda, kas selleks ajaks oli Joosep juba lahkunud, suri ta varakult, kas Maarja kasvatas teda üksinda koos siis kõigi nende teiste nii-öelda lastega, kes neil seal peres oli, sest on öeldud, eks ju, õed ja vennad seal olid ja suur pere. Ja kui sa mainisid, et nad läksid kõik Jeesust ära tooma, kui rahva hulk kõik ta ümber oli ja asi läks väga tuliseks ja siis nad tulid ju, eks ju, tahtsid teda kätte saada, aga ei pääsenud isegi sinna majja sisse. Ja siis, kui Jeesus ütleski, et mis ema ja mis vennad, eks ole, et see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas, see on mu ema ja õde ja vend. Et siis ta oli oma sellise kuulsuse võib-olla haripunktis isegi, et kus tõesti rahvahulgad jooksid tal veel järgi. Ja oli selline, et kas Maarja siis mõistis ka sellel hetkel seda Jeesuse missiooni või oli ta ka perekonna poolt üheks hetkeks jälle nagu üle võetud, et mida nagu arvata kogu sellest Jeesuse ümber toimuvast mäsust. Et neid kohti, kus me ei tea täpselt, mida Maarja võis siin nagu ära tunnetada, on piiblis palju, mis ilmselt jäävadki meile nagu küsimuseks, et kuidas. Me ei saa ära unustada seda, et Maarjal ja Jeesusel oli tõepoolest omavaheline suhe. Et nagu ema ja poja suhe, eks ole ju. Et Maarja tundis ilmselt vaimus oma poega rohkem kui keegi teine. Ja ma usun, et Jeesus teadis oma kutsumist ka kõikide läbi profeteeringute. Ikkagi me räägime Jesaja ja kõiki neid vanu prohveteid, kus oli ka kannatav messia. Et Maarja oskas, ma arvan, tunda nii Jumala vaimu lihtsalt sellisel äratusel või ilmutusel kui ka sellel, mida Jeesus oli talle öelnud, et ta peab kannatama. Et selles mõttes see, et Maarja oli varjul, nagu sina just ütlesid, ta ei olnud nii suures teadmatuses, võib-olla isegi kui jüngrid, et kui läks nagu suureks märuliks, siis eks ole taheti mõõk välja võtta ja lõi kõrvad maha ja vaid ta teadis, et need asjad hakkavad lahti rulluma ja ma arvan tõesti, et kui Jeesus oli Getsemani õues ja palvetas või aias ja palvetas, et kui vähegi võimalik mingu see minust mööda, siis ma usun ka Maarja kuskil palvetas täpselt seda sama palvet, eks ole, silmaveega. Meil läks korra juttu väljapool aega korraga selle peale, et õigeusklikel on üks väga hea ütlemine, mis on, et see, kes palvetab või see, kes on Jumala ligiolus kõige rohkem, see on kõige suurem teoloog. See, kes Jumalat tunneb, see ei tule koolide kaudu, vaid see on see, kes tunneb Jumalat ja veedab kõige rohkem ligiolus nagu aega, et võib-olla sellest saad natukene rääkida. Ja on selline ütlus, et õige teoloog on see, kes palvetab või kes on jõudnud Jumala tundmiseni, nagu teoloogia tähendab, eks ole, nii-öelda õpetust Jumalast, on jõudnud ikkagi temaga suhtlemise kaudu, see tähendab palve kaudu ja on ennast niivõrd palju puhastanud kõigest, mis inimest Jumalast lahutab, patust, kirgedest, maisest ja inimene, kes on üleni Jumalale pühendunud, veedab kogu aja temas, on lakkamatus palves, ta tunneb teda ja tema, eks ole, siis nii-öelda saab kirjeldada nii nagu keegi, keda meie väga armastame, kellega me oleme palju koos, kellest me oleme väga huvitatud, siis meil on nii-öelda õigus või pädevus öelda, et see inimene on selline, see talle meeldib, see talle ei meeldi, ta käitub niimoodi palveline teoloog saab meile öelda, et nagu, eks ole, evangelist Johannes ütleb, Jumal on armastus. Nii näiteks Püha Sofrooni ütleb, et Jumal on alandlikkus. Et ka pühakutel või teoloogidel, pühadel inimestel on kõigil erinevad teed Jumalani ja nad õpivad teda tundma, ta ilmub neile ja siis nad saavad, eks ole, rääkida, kirjutada tänapäeva raamatutesse ühte või teist, kuidas teised saaksid läheneda Jumalale.
et teid on ju niivõrd palju erinevaid ja kuskil me ka ise tunneme, et kes on see, kes meid mingisugusel eluetapil aitab enda kogemuse kaudu. Et tema on läbinud sellise või teistsuguse tee, aga muidugi, eks ole, Kristus seesama eile, täna, homme, et on võt need samad Jumala ema karakteristikud, mis alati nii-öelda töötavad. Ikkagi seesama alandlikkus, mis tõmbab ligi Jumala armu, puhtus, mis ei jäta pattu inimese ja Jumala vahele ja kuulekus, see tähendab, et inimene õpib tundma Jumala tahet ja seda täitma, see võib olla risti vastupidine ju enda tahtmisele, enda tahtele, et see niisuguse enda impulsside äralõikamine selleks, et täita Jumala tahet. Aga ma mõtlesin veel, kui tohib, ma ütlen selle Jeesuse ristimise koha peal, eks ole, et seda võib nimetada ka kolmainupühaks või Jumala ilmumise pühaks, kus, eks ole, me näeme kolmainu Jumala nagu kolme isiksust esimest korda koos, eks ole, poega, isa, kes pojast tunnistab ja püha vaimu. Ja tõepoolest, et päästja on tõepoolest Kristus, kes sai inimeseks, et inimene saaks, jõuaks Jumala juurde, saaks ise väikese tähega Jumalaks, nii nagu apostel ütleb. Et miks siis on väga levinud palve kõigepüham Jumala ema päästa meid, et see tõesti ajab inimesi segadusse, et päästja on tõepoolest üks, kolmainu Jumalal on kolm isikut, isa, poeg, püha vaim, Jumala ema ei ole seal neljas. Aga vot see ongi see sama elukogemus, see nii-öelda väikeste sammudega, väikeste teoloogide kogemus, et Jumala ema on nii lähedal, et ta küll lahkus, aga ta jäi siia, sest ta on üks nagu meie seast ja ometi inimestest kõige kaugemale jõudnu. Et ta on ikka siin, ta tõesti mõistab meid, olles täpselt sama, eks ole, nii-öelda justkui olemusega ja jõudnud ja jäänud oma pojale nii lähedale, et ta lihtsalt omab nii suuri volitusi, et see nagu mõjub hädades, muredes, appihüüdmistes, et ta tõesti nagu päästab sealt välja ja aitab meid erinevates eluolukordades, mis meile tunduvad võib-olla lahendamatud. Ma siis täpsustan korraks veel üle, et kas see Jumala ema või Jumala sünnitaja, see on siis see, eks ju, Maaria kõige aulisem tiitel, mis on talle antud siis aastal 431 Efesoses, oikumeenilisel kirikukogul on see juba sellest ajast on siis Maariat selliselt nimetatud. Jah, tundub, et sellel on pikk ajalugu. See on Theotokos. Theotokos. Just, Theotokos, ja Jumala kandja, just. Ma arvan, et see tegelikult on ikkagi sealt apostlite aegadest. Juba veelgi varem. Ma arvan, et ta on täiesti sealt samast, sest nii nagu Kristus ristil, eks ole, ütles Johannesele, et näed, see on sinu ema ja Maariale, see on sinu poeg, siis niiviisi kuidagi võib-olla see ei olnud isegi nagu personaalselt Johannesele, vaid ta jäigi nagu nii-öelda nagu kiriku emaks, nende kõikide, eks ole, niisuguseks jah, nagu toetajaks ja samas, eks ole, kirik nagu tema poole, nagu ema poole õhkajaks. Et ema aita, ema lohuta, ema ravi, midagi sellist. Et ta jäi elama apostel Johannese juurde, kes siis tema eest
niiviisi hoolitses, aga ma arvan, et see tema mõju, kuna seal ju, eks ole, tekkiski see algkirik, algkristlaste selline kogudus, kus hakkasid ju väga erilised sündmused, kõik püha vaimu toel, siis Jumalaema nägi ja toetas seda kirikut kui oma poja ihu, eks ole, kirik kui Kristuse ihu. Et see selles mõttes kõik niiviisi need imelised transformatsioonid, lunastustöö tulemusena see kõik ju jätkus ja jätkub tänase päevani. Küsin korra täpsustavalt, kas seda võiks võrrelda nagu niimoodi, et näiteks kui mina ütlen Külvile, et ole kena, palveta minu eest, palveta, et ma vajan praegu palvet ka, sinu palve tuge, et kas siis see suhtumine nagu Maarjasse on antud juhul samamoodi võrreldav, et... Kindlasti. Lihtsalt mina ei ole nii lähedal Jumalale, eks ju. Ma olen mõelnud, sest ma teadsin, et meil tuleb saade täna sinuga ja ma mõtlesin ka selle peale, et tihtipeale me hästi kiirelt ütleme, et me ju surnutega ei räägi. On selline ütlemine, eks ju, loomulikult me ei räägi nii-öelda surnutega. Aga kui sa mõtled ilmutuse raamatus, kes ikkagi on lugenud, saab aru, et on pühade palved, mis tõusevad Jumala poole sellel ajal ka. Ja samal ajal maalt tõusevad palved ja taevas tõusevad palved ja need nagu muutuvad unisooniks mingis mõttes. Et mul küll ei ole sellist ilmutust või täpset arusaamist sinuga sarnaselt Jumala ema palvete erilisuse kohta. Aga ma näen seda, et meie kui võib-olla protestandid väga kiirelt ütleme, et nad on kõik surnud, nad on kadunud, neid nagu kuidagi enam ei oleks. Ja ometi Johannese ilmutus näitab, et pühad palvetavad nendest, kes maa peal on ja hüüavad ja tunnevad tegelikult nagu kaasa sellele, mis siin maa peal toimub. Ja ometi on üks tall, üks, kes on meie eest nagu surnud, eks ju. Ja ikkagi on need ka, kes on Jumalale tõepoolest lähedal. Et võib-olla siin on see, kus see meie selline tõsiselt nagu kohtumispunkt on, eks ole ju, et me ei saa välja lõigata seda, et meil on tegelikult Jumala osadus on, ta on elavate Jumalaga need, kes läksid taevasse, nagu sina ütlesid, uinusid. Me oleme ju, eks ole, need inimesed uinuma saatnud, et nemad ka ei näe surma, nii nagu Kristuski ei näinud surma. Ja no selles mõttes ju surma ei ole, kas me elame või sureme, me oleme Kristus omad, et me läbime ühe sellise, eks ole, nii-öelda värava siit maisest ihust lahkudes, aga meie hinged on ju igavesti elavad ja kiriku tegelikult moodustavadki, eks ole, elavad hinged, kellest mõned elavad maa peal, mõned veel on siiapoole teel sündimas ja kellest ka meie sõltume enda järeltulijate elust. Ja mõned, kes, või väga suur hulk, eks ole, kes on maisest elust lahkunud, see kõik moodustab Kristuse ihu. Ja muidugi see meie jaoks on suur saladus, aga seal on, eks ole, ju ka nagu taevastel vägedel inglitel enda sellised hierarhiad, staatused, aga see kõik on elav, see kõik on dünaamiline, see kõik on seotud ja ma arvan, et Jumalaema on kindlasti tähendab, see on ka minu enda kogemus kõige selle kohal, kõiges selles üliväga tegev ja on nii palju inimesi, kellel on temaga niivõrd isiklik suhe, võib-olla lähedasem kui enda maise emaga. Et ta on olnud kohal elu keerulistel hetkedel, palved tema poole on aidanud, neid on tunnistusi, on kirjeldamatu, loendamatu hulk. Näiteks kas või Jumalaema imet tegevaid ikoone. Neid see tunnistuste hulk on nagu ookean. Et Ja Maarjal on väga palju nimetusi erinevates, esiteks on piiblis, eks ole ju mõned, aga tänapäeval kutsutakse teda ka erinevates religioonides tõesti hästi paljude nimedega, et Jumala ema on üks nendest, eks ole, aga või hea tegija, eks ole, ja millised nimetused on veel ja kus võib-olla on nagu see koht, kus sina nagu tõmbaksid piiri sellele, et ei läheks inimese või Maarja kummardamiseks või üldse ükskõik millise pühaku kummardamiseks ja mis on siis nagu püha
austamine ja kus on see piir, kus minnakse nagu liiale. Kas sa üldse sellist asja näed? Ma arvan, et inimesed ikkagi igatsevad Jumalat. Nad leiavad täiuse ainult kohtumises oma looja ja päästjaga. Ja nad, ütleme, nii pühakutes kui jumalamas kummardavad tegelikult neis aset leidnud, nii-öelda seda Jumala poole liikumise teekonnal nii-öelda saavutatud sellist Jumala sarnasust, et inimesed on loodud kõik, eks ole, me Jumala kuju järgi potentsiaaliga saada sellised jumalikud karakteristikud, eks ole, Jumala sarnasteks ja inimesed, kes me oleme näinud, kes on tõesti pühad, pagad, neil on, eks ole, sellised püha vaimu kandmise niisugused omadused. Nad on tasased, nad on armastavad, nad on lahked, nad on truud, siis näiteks kui me sattume, ütleme, palvelise püha inimese lähedale, seal on hea olla, eks ole. Ja kui me ütleme, et mul on mingi mure või küsimus, palveta minu eest. Meil on tunne, et ta on kuidagi lähemal, eks ole, et ta palve on tugevam või elusam, püsivam. Ja kogeme sellist abi, siis tegelikult ka siis, kui see inimene on nii-öelda maisest elust lahkunud, siis tema isiksuse juurde on akumuleerunud kuidagi. Et ja kirik muidugi on väga range sellistes küsimustes, et kui keegi nii-öelda kanoniseeritakse või kuulutatakse pühakuks, siis sinna läheb aastakümneid, on kindlad, selged, väga nõudlikud protseduurireeglid, väga palju tunnistusi, väga palju ka sellist nii-öelda objektiivset dokumentatsiooni ja kindlad märgid. Et see inimene on pälvinud Jumala juures väärilise koha. Ja siis tõepoolest niisugused suured saladused, kuidas siis pühakuks tunnistamine või kanoniseerimine käib, et sellele eelneb veel, eks ole, et me palvetame kõikide hingede eest, eks ole, ka et igavest mälestust ja Jumala armu lahkunud, eks ole, esivanematele, kui siis toimub see niisugune kanoniseerimine, siis tõesti, et palu Jumalat meie eest. Et vot see on niisugune, tõesti lihtsalt ainult enda kogemusest, nagu kogu see usuelu tegelikult ju meil on, et me midagi otsime ja saame vastuse. Ja siis on meil vot mingisugune kogemus, mida me tõepoolest usume rohkem kui midagi muud. Ja selge on ju see, et see, mida me kord saame nägema, kui me siitpoolsest lahkume, on midagi väga palju enamat ja ma arvan, et me isegi ei oska oodata, keda ja mis kujul on Jumal selle taevase linna valmis loonud ja kes seal kõik on. Aga kuna meie saateaeg saab kohe läbi, ma tahaksin lihtsalt anda nüüd kokkuvõtteks võimaluse, et kas on midagi, Liivika, mida sa Maarja kohta või sellega seoses tahaksid veel kuidagi jätta vaatajatele omalt poolt? Võib-olla selle, mida ingel talle ütles ja mida siis ütleme sellises kristlikus nii-öelda poeesias või hümnograafias kogu aeg korratakse, ole rõõmus. Et see on tegelikult, mida ka Maarja meile annab. See oli esimene asi, mida talle ingel ütles. Ole rõõmus. Ja. Või kui tore. Ja just sellised nii-öelda vastastikused rõõmustamised. Oi, kui tore. Ja tegelikult see ju väga hästi läheb sinna juurde, mida Maarja ise ju ütleski. Ta ütles, mu hing
ülistab issandat, ehk siis mitte ainult tema vaim ei hõisanud, aga hing ka ülistas, järelikult ta oligi rõõmus, sest hingest ülistades sa koged seda rõõmu kõige selle keskel, eks ju ka, mis on Jumal sulle elus lubanud sul ka läbi elada. Maarja vist sai sealt selle jõu ja tugevuse minna lõpuni, seista oma poja risti kõrval, olla ustavalt tunnistamas kõike seda imelist näha, et tõepoolest minu poeg ongi tegelikult Jumala poeg päriselt ja saada osa sellest uue koguduse elust, pühavaimu väljavalamisest. See on hästi imeline lugu. Ja kui tohib, ma tõesti viitaks tegelikult tagasi sellele, mida sa esimeses saates ütlesid, et kui tihti me mõtleme sellele, et Eeva kukkus ja ei kuulanud ja mässas Jumala vastu ja ometi Jumal saatis teise, täpselt nagu Aadamat on ju, 2 on esimene ja teine. Ühe läbi tuli surm, aga Jeesuse Kristuse läbi tuli elu. Nii on ka naisel olnud see roll. Ta sai olla sõnakuulelik ja tuua esile tõepoolest elu. Jeesuse enda, kes on lihaks saanud Jumal, ütleb Piibel. Nii et ei ole lootusetu, ka naissool on olnud oma elutooja ja me tõepoolest võib-olla võiksime palju rohkem tema peale mõelda. Ja ma arvan, et naistel on vaja ka oma eeskujusid, kas pole nii? Ja on öeldud, et psalm 54 räägib temast, eks ole, kuulutab ette kuninganna tulekut, et tema, kes palvetas, et ma võiksin olla selle neitsi teenija ja kogu aeg otsis sellist kõige alamat rolli, kellest sai ikkagi selline taevane kuninganna ja ka meil on õige pidada meeles, et ka meie oleme kuninga pojad ja tütred. Just. Tänu Jeesusele. Suurepärane, ma nende mõtetega tahaksingi ütelda teile aitäh nende vestluste eest. Need on olnud väga põnev, väga huvitav ja aitäh Liivika, et sa oled valmis tulema ja jagama. Ma usun, et nii paljud vaatajad said enda jaoks midagi võib-olla täiesti uut, sest Maarja lugu me kõik enamalt jaolt teame, et kui keegi midagi teab, siis jõululugu ikka teatakse, aga ei ole see sugugi nii lihtne ja nii lühike, vaid me tegelikult puudutasime ka ju ainult teatud osi Maarja juures, et me ei jõudnudki täna läbi käia kogu tema lugu, aga see, mis oli Liivika, oli juba väga väärtuslik, nii et aitäh sulle ja soovime sulle väga palju õnnistusi sinu töödesse ja tegemistesse. Ning head vaatajad, omalt poolt tahaks ka teile soovida, et lugege Jumala sõna, küsige pühalt vaimult, mida sa tahad mulle sellega ütelda ja see lugu läheb sinu jaoks lahti ja on sulle elav ja õnnistab sind isiklikult. Aga kohtume taas juba järgmisel korral. Armas televaataja, loodan, et sul on olnud hea ja kasulik aeg meie seltsis. Toetades TV7 tööd, osaled ka ise hea seemne külvamises, mis võib olla õnnistuseks paljudele. Ole julge külvama, et ka lõikus võiks olla rikkalik. Aitäh sinu panuse eest!